Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Tere taas, on teisipäev, kell on mõni minut 1 läbi ning Kuku eetris on järjekordne Krimiraadio. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja juhin seekord saadet üksi. Tänase Krimiraadio teises osas uurime lähemalt ja põhjalikumalt poevaraste tüüpe. See galerii on ootamatult mitmekesine ja põhjuseid, miks varastatakse, on seinast seina. Teemat aitab lahata Soome-Eesti kirjamees Anto Terras, kes 18 aastat oma elust on töötanud Helsingis Stockmanni kaubamajas detektiivina ning on poevarastes kirjutanud terve raamatu Stockmann Yard. Kuid kõigepealt räägime K-komandost, politsei eriüksusest, mis on lahendanud kõige keerulisemaid, ohtlikumaid ja raskemaid olukordi. Kuidas säärane eriüksus tänapäeval toimib ning millised ülesanded tulevikus lahendama peab? Sellest räägib K-komando uus juht Tarmo Sikkel. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere. Tarmo, te olete K-komando juhina töötanud nüüd pisut üle nädala. Kuidas olete kohanenud? Olen hästi kohanenud. Ka inimesed on minu inimesed ja nad on toetavad ja kindlasti on toetus ka juhtide poolt mulle olemas. Milline on põhiline muudatus senise tööga võrreldes? No, eks mul ole see privileeg, et olen üksuses juba pikalt olnud ja üksusesse selliseks sisseelamiseks mul väga palju aega ei kulu, aga kindlasti on vastutus iseenda inimeste ees, vastutus organisatsiooni ees ja vastutus Eesti inimeste ees. No öeldakse, et need, kes on ikkagi harjunud töötama nii-öelda põllu peal, nendel teinekord on väga keeruline ümber lülituda juhiks või ülemuseks lausa. Ma saan aru, et K-komando ei ole tavaline töökoht ja tavaline kontor, nagu me teda ette kujutame, ta on ikka midagi muud, aga siiski, kuivõrd keeruline on teil ennast ülemuseks mõelda? Üksuses olles olen ma olnud ka meeskonna ülem, et taktikalise meeskonna ülem. Et eks väiksema koosseisu juhtimine, see praktika on mul natukene olemas ja samas viimased 2 aastat olin ma tegelikult ka enda põhiülesannetes endise K-komando juhi Marek Kaasa asetäitja, et eks ma kõrvalt olen juba midagi näinud ja kui raske see mul olema saab, et eks see siis selgub tulevikus. Kas te jõudsite osaleda veebruari alguses toimunud operatsioonil, kus Maksu- ja Tolliameti uurijad koos politsei eriüksuse ehk siis K-komandoga ja mereväega Naissaare lähistel pidasid kinni paha oma lipu all sõitnud ja Venemaale suundunud konteinerlaeva Baltic Spirit? Sellest palju räägiti, see jäi silma, see tõi K-komando jälle nagu pilti. Jah, ma olin seal eriüksuse vastutav ja koordineerisin selle operatsiooni taktikalist poolt, et olime koos partneritega mereoperatsioonide keskuses, kus siis jälgisime suurt pilti ja vastavalt sellele edastasin infot enda üksusele, kus siis juba toimus taktikaline selline detailne planeerimine. Et sellesse tegevusse ma ise otseselt ei sekkunud. Minu asi oli öelda neile eesmärk ja seada piirid, kooskõlastada ja koordineerida partneritega meie üksuse tegevused. No igal juhul oli see selline efektne ja vähemalt kõrvaltvaataja jaoks ikkagi väga professionaalselt korraldatud operatsioon. Kui palju või kui sageli selliseid olukordi üleüldse nagu on võimalik läbi mängida ja kui palju see ka teie üksus, K-komando, seda teeb? Teil tuleb olla ju kõigeks valmis. Jah, mis puudutab mereoperatsioone ja nendeks valmistumist, siis viimastel aastatel järjest rohkem. Ja et meil täna üldse see merevõimekus sellisel näol olemas on, siis kummardus sellest üleilmisele K-komando juhile Hannes Berkile, et tema südame asi oli see eriüksuse merevõimekuse arendamine ja tippu viimine. Aga ega tänasel päeval nende operatsioonide sooritamine ja edukus ei sõltu ainult K-komandost, et sinna annavad
enda panuse nii merevägi, riigilaevastik, PPA lennusalk ja nii mõnigi teine üksus veel. Eks me viimaste aastate jooksul oleme õppinud ja aru saanud, et milliseid partnereid me selliste operatsioonide lahendamiseks vajame ja kõigi nendega koos me ka treeninguid teeme. Eks selles suhtes harjutamine ongi meie töö osa, et nagu tippsportlastega, et teha see ideaalne sooritus võistlustel, siis tuleb enne seda päevi, nädalaid ja kuid veeta trennide ees, et nii see on. Praegune aeg on rahutu aeg ja me oleme ju näinud või kuulnud nii mitmestki intsidendist, kus siin kas mingisugune tundmatuks jääda sooviv laev sõidab meie vetes olevaid kaableid puruks või siis just nimelt see Vene varilaevastik, mis veab kõikvõimalike sanktsioonidega keelatud kaupu, ehk et seda võimekust ongi tänapäeval aina rohkem vaja. Ei, absoluutselt. See on üks meie tänastest prioriteetidest selliste ohtude vastu siis treenimine ja võitlemine, et kindlasti me peame selleks valmis olema täna. See konkreetne operatsioon oli väga silmapaistev ja ka meedias rohkelt kajastust leidnud, kuid tegelikult ma olen nüüd lugenud, et K-komando aastas teeb umbes 100 operatsiooni. Kui nüüd meenutada möödunud aastat, siis kas võiksite meenutada mõnda võib-olla erilisemat nende hulgast, suurem väljakutse just nimelt teile kui eriüksusele? No sellega ma tuleksin ikkagi jälle tagasi selle eelmise teema juurde, millest me just rääkisime, et eks täna on ikkagi pigem meeles need samad mereoperatsioonid, need Kivala, Jaguar, Baltic Spirit, et nad enda selle komplektsuse ja massiivsuse poolest on kindlasti sellised, kus alati võrrandis on palju tundmatuid ja muutujaid, alustades ilmast näiteks, mis seab meile kohe kindlasti mingisugused piirid operatsioonist, võtab osa palju partnereid ja kõikide nende asjadega peab plaane tehes arvestama. Ma saan aru, et ei ole olemas keskmist juhtumit, mingisugust niisugust keskmist. Iga juhtum on omamoodi unikaalne, selleks tuleb eraldi spetsiifiliselt ja spetsiaalselt valmistuda, kuid ometi milline on tavalisem väljakutse, millele te tavaliselt peate reageerima? No, kõige suurem osakaal meie operatsioonidest on kindlasti kriminaalpolitsei toetamine isikute kinnipidamisel, olgu need siis isikuvastaste või narkokuritegude pärast, et samuti oleme olemas alati suurüritustel ja visiitide turvamisel. Aga sellegi poolest me ei võta neid kui selliseid iseenesest mõistetavaid ja tavalisi operatsioone, et elu on näidanud, et pauk võib tavaliselt tulla sealt, kus teda kõige vähem ootad ja selle tõttu on ikkagi iga operatsioon meie jaoks väljakutse, mis nõuab keskendumist, planeerimist ja siis ka väga sellist teravat sooritust. See tähendab, et ka kõige pealtnäha vähem tõenäoline stsenaarium mängitakse igaks juhuks ikkagi läbi, et olla valmis ka selliseks arenguks, mis võib-olla esmapilgul tundub peaaegu et võimatu. Jah, ja kindlasti. Ja kui on ka sellised operatsioonid, mis olud, kus muutuvad väga, väga kiiresti ja siis meie inimestel tuleb teha lihtsalt peas need olukordade läbimängimised võimalikult kiiresti ära ja läbi selle siis otsustada, et milline see kõige mõistlikum ja operatiivsem ja efektiivsem tegevus meie poolt peaks olema. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
Krimiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanik Raul Ranne ning K-komando uusjuht Tarmo Sikkel. Loomulikult räägime me politsei eriüksuse tegemistest täna ja vast ka sellest, mis saab olema tulevikus. Tarmo Sikkel, keskkriminaalpolitsei juht Leho Laur on märkinud, et ühest küljest K-komando näol on tegemist tippvõimega inimestega, kes aitavad lahendada kõige keerulisemaid väljakutseid, kuid ootused ja väljakutsed on muutunud. Tuleb lahendada uusi ülesanded. Mis on need uued ülesanded tänapäeval? Ja see on tõsi, et kui 90-ndatel tapeti üks inimene päevas ja tänavatel pommid lõhkesid, siis täna meil õnneks seda ei ole. Aga tänased märksõnad, milleks peame valmis olema ja valmistuma, on kindlasti hübriidohud, ränderünne piiril, olulise taristu lõhkumine merel ja kindlasti meie agressorist idanaaber. Need on täna võib-olla sellised märksõnad, milleks me kohe kindlasti peame valmis olema ja täna valmistuma. Agressorist idanaaber, kes võib, jumal teab, mis hetkel tulla välja mingisuguse uue provotseeriva tegevusega ja teie vastavalt peate selleks valmis olema. Sain ma õieti aru? Jah, täpselt. Te mainisite seda rände momenti. Kuidas selleks nüüd valmis ollakse hetkel? Meil on aeg-ajalt olnud väikesed probleemikesed, kuid siiski veel mitte sellised, nagu näiteks on olnud Lätis või Leedus. Kas te ikkagi harjutate ka nende kriiside lahendamist? Jah, et eks meie selle alarmikella lõigi nii-öelda helisema siis mõned aastad tagasi, kui see rändesurve tabas seda Poola-Leedu piiri ja eks meil on partnerid ka nendes riikides ja oleme nendega omavahel suhtluses ja kindlasti oleme saanud neilt nii-öelda tähelepanekuid või õpetusi ja teadmist, et kui see peaks kunagi meie piiri taga juhtuma, siis et kuidas selleks valmis olla. Kui tohib, ma pööran juttu teie isiku poole. Te olete politseis töötanud üle 20 aasta. Viimased 13 aastat K-komandos, nii palju kui minu nüüd faktid paika peavad. Kadestamisväärne püsivus, ütleks, eriti praegusel heitlikul ajal. Mis imevägi teid on hoidnud korrakaitsesüsteemis? Mis hoiab teid K-komandos, kui nii võib küsida? Politseis töötamine on pakkunud kõik need aastad mulle arenemisvõimalust ja positiivseid väljakutseid, et nagu öeldakse, veereva kivi peale samal ei hakka. Ja mu teenistuskäik iseenesest on minu jaoks olnud kuidagi hästi loogiline, et patrull, kiirreageerimine, eriüksus, mind on läbi aastate ümbritsenud ägedad ja head inimesed, huvitav töö. Minu tegemistes on saatnud mind edu ja ma tunnen, et minu töö on vajalik. Ja mis hoiab K-komandos, et eks K-komando operaatorid on üldse sellised inimesed, et kellel on hästi kõrge sisemine motivatsioon. Meie jaoks on tähtis teha tööd, millel on väärtus ja tunda, et meie panus on oluline. Ma saan aru, et töö politseis ja eraldi võttes siis K-komandos on mingis mõttes ikkagi elustiil. Seda kindlasti, et siin meie igapäevastes tegevustes ettevalmistuses absoluutselt ühilduvad inimeste hobid, mis käivad käsikäes, peab olema natukene teistsuguse suhtumise mindsetiga inimene kindlasti, et sa tahad seda tööd teha ja niimoodi teatud mõttes ka natukene ohverdada enda aega, enda vaba aega, enda pereaega, et olla valmis ja kuuluda meie üksusesse. Kas pidev valmisolek iseenesest nagu väsitav ei ole? Ma annan endale aru, et teil on ka ette nähtud vabad päevad, aga siiski mulle tundub, et selle elustiili osa on ka pidev valmisolek. Eks ta teinekord kindlasti võib olla, aga meie inimesed arvestavad sellega, et kui nad lähevad perega kinno
kolmapäeva õhtul peale tööd, siis neile võib tulla see kõne, et neid oodatakse hoopis töö juures, kuna mingisugune operatsioon ootab meid. Aga nagu öeldud, me oleme sellega arvestanud ja nii on. Keskkriminaalpolitsei juht Leho Laur on muuhulgas öelnud, et K-komando uuel juhil tuleb eriüksuse koosseisu ja võimet suurendada. Kui keeruline on leida tänapäeval tipptasemel oskuste ja võimetega, füüsiliste võimetega inimesi? No väidan, et see füüsiline võimekus eraldi kindlasti ei ole probleem ja leidub piisavalt noori, kes teevad tublisti sporti, hoolivad enda füüsilist võimekusest ja nii edasi, et pigem taandub see võib-olla sellisele sisemisele soovile, motivatsioonile teha riigitööd, olla politseinik ja teha kõik selleks, et kuuluda eriüksusesse. Mis puudutab tipptasemel oskusi, siis inimesel pigem peab olema seda potentsiaali areneda ja siis hiljem juba seda terast karastame üksuses. Aegade alguses, 90-ndatel legendaarne Lembit Kolk otsis ikkagi sinna K-komandosse spordipoisse. Kuna ta ise oli karatemees, siis seal karatepoiste hulgast, aga ka judomaadlejate ja muud maadlejate hulgast. Teine eeldus siis oli, et nad on eestimeelsed ja kolmandaks siis, et valmis ohverdama oma muud tegemised selleks, et olla pidevalt valmis mingisugustes operatsioonides osalema ja toonane aeg selliseid väljakutseid ka pakkus. Aga mis on tänapäeva võib-olla selliseks eelduseks? No täna me päris spordiklubides neid ise niimoodi otsimas ei käi taga, aga üldjuhul jah, meil on aastas korra üldjuhul eriüksuse värbamine katsed. Hoolitseme selle eest, et see teadmine katsete toimumisest jõuaks võimalikult paljudele huvitatutele ja kindlasti teeme ka otsekutseid, kui meil on kedagi silmapiiril ja näeme, et ta võiks vastata meie inimese profiilile. Et jah, siin kindlasti on neid erialasid, kuhu hiljem see operaator peale katseaega meil siis soov saada on, kui tal on selline tehniline huvi või ta on varasemalt kokku puutunud näiteks droonidega, siis kindlasti me proovime tema nii-öelda need huvid ka meie vajadustega ühildada, et samamoodi on näiteks meie K9 koerajuhtidega, et me ei saa selle peale kindlasti loota, et tuleb üks operaator meile ja nüüd me anname talle koera kätte, ütleme, et sina oled homses koerajuht, et seal peab mingisugused eeldused veel nagu täidetud olema, et ja eks me niimoodi loomulikult, nagu ma ütlesin, sihistada ka enda pakkumisi, et ja keda me enda katsetele proovime siis saada. Aga kui me räägime üleüldisest tänasest nii-öelda sellisest eriüksuse operaatori profiilis, siis ma ütlen, et ta on arukas, füüsiliselt heas vormis, talle on tähtis isiklik areng ja et ta on lahendustele orienteeritud ja kuna meie number on väike, siis on ta ka kindlasti selline hunt kriimsilm, et mitmekülgne. Täpselt ja et eks meil operaatorid siis peavad, et me kõik enda valdkonnad suudaksime ära mehitada ja kõik võimekused oleks meil tagatud, siis mõnikord ongi niimoodi, et operaator ühel päeval on ta meil snaiper enda põhikohaga, siis samas ta on võib-olla vertikaaloperatsioonide meeskonnas, kes siis valdab köietehnikaid ja võib-olla on tal veel mingisugune lisaülesanne sellega, et ta peab hoolitsema ka üksuse varustuse korrasoleku ja soetamise eest. Ühe asja küsiks üle, et operaator K-komando tähenduses on kes? Operaator on
kui me võtame paralleelina kiirreageerimisüksused, siis nende inimeste selline üldine nimetus on kiirreageerija ja eriüksustes, mis on siis üle maailma levinud, et eriüksuse sellised taktikainimesed on operaatorid. Räägime varustusest ka. On juttu olnud, et varustust on vaja pidevalt uuendada, et olla kaasajal tasemel. Ma tean, et K-komando on aastaid olnud tipptasemel varustusega, ta ei jää selles mõttes eriti alla ühelegi eriüksusele maailmas. Kuid mis on perspektiivist tulevaste aegade varustus, mida teil on vaja, mis laadi varustusest on jutt, kui räägime tuleviku varustusest? Täna ma tooksin võib-olla selle kohana välja, et paremini võiks meil olla suurte vahenditega, et kopterid on PPA-l olemas, aga tihti on kasutada ainult üks neist. Ja see seab kohe kindlasti piirangud operaatorite arvule, keda on siis võimalik operatsioonil liigutada. Neid oleks juurde tarvis või siis suuremate vastu välja vahetada. Merealused. Meil on eriüksuse kiirkaater, seda on üks ja saame seda ühesõnaga me saame kasutada ka mereväe ja riigilaevastiku aluseid, aga need ei ole mõeldud teistele merealustele siis pardumiseks ja sellest tulenevalt on meil nii-öelda järgmised piirangud. Et need kõik on suured investeeringud, neid lünkasid üleöö ei lahenda, aga täna me neid lahendusi otsime. Et järjest tuleb need ette võtta ja ära lahendada, midagi pole teha, kui tahad jätkuvalt olla tasemel. Jah, täpselt. Ma küsiks niimoodi üldisemalt, kui heal tasemel eriüksus on meie K-komando? Ma enne mainisin, et ta küllap ei jää paljuski alla ühelegi maailma teisele eriüksusele, aga siiski. No, me oleme täna täpselt nii all tasemel, et kui 20-30 aastat tagasi käisid välispartnerid meid õpetamas ja harimas, siis täna on mingites valdkondades asjad võib-olla natukene vastupidi, et me oleme võrdväärsed partnerid suurematele üksustele ja kellegi ees silmi maha pöörama kindlasti ei pea. Et meie väiksus seab meile kindlasti mingites olukordades piirangud, aga meil on olemas meie partnerid, kes on meile valmis appi tulema ja aitama nii inimressursi kui vahenditega. Et K-komando on üle-euroopalise eriüksuste võrgustiku Atlas liige ja Atlas on kokku kutsutud parimate praktikate jagamiseks ja sellepärast me sinna panustame, et teistelt üksustelt õppida või teistele appi minna vajadusel. Et viimane selline näide oli näiteks mõned aastad tagasi Leedus, kus oli NATO tippkohtumine ja meie snaiprid käisid Leedu eriüksus aras liikmeid enda ressursiga seal abistamas. Seni oleme me elanud teadmises, et kuritegevuse tase üldisemalt võttes pigem langeb. Eestist on saanud aasta-aastat ikka aina rahulikum maa, kuritegevusega suuri probleeme justkui ei ole. Nüüd viimased aastad on meile ikkagi meelde tuletanud, et maailm on paraku hullumas. Enam nii rahulik ei ole. Siit mitte kaugel Ukrainas toimub sõda, sellel on omad lainetused, mis jõuavad ka siia ja suure tõenäosusega jõuab neid lainetusi eri vormides siia aina rohkem. Kuivõrd te nüüd olete nõus üleüldse sellega, et see kõik mingil hetkel ikkagi jõuab Eestisse ja see tähendab, et ka K-komandol saab olema nüüd järgnevatel aastatel siiski pigem rohkem tööd? No ma ütleks selle kohta niimoodi, et me peame seda võimalikuks pidama, me peame sellega arvestama ja nii palju, kui meil on võimalus, siis eriüksuse poole pealt ka enda taktikaid ja protseduure hindama ja vajadusel siis tegema mingisuguseid muudatusi selle jaoks. Aga jah, selles osas me kohe kindlasti rongi ees peame jooksma ja nendeks asjadeks valmis olema. K-komando värske juht Tarmo Sikkel, suur tänu, et leidsite aega tulla Krimi raadiosse oma tegemistest rääkima. Palju edu ja jõudu!
aitäh! meie aga läheme väikesele pausile, pärast seda on siin stuudios uus külaline ja ka jutu teema on teine. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio on pausilt tagasi ja mina olen jätkuvalt saatejuht Raul Ranne, aga mu külaline on teine ja saate teema on uus. Niivõrd, kui on iga aastaga registreeritud üha rohkem poevargusi, oleme me ka Krimiraadios vargustest ja varastest rääkinud. Räägime ka täna, kuid pisut teistmoodi kui varem. Krimiraadiol on külas Eesti-Soome kirjamees Anto Terras, kes on oma elust koguni 18 aastat töötanud Helsingis Stockmanni kaubamajas detektiivina ja on lahendanud üle 10 000 vargusjuhtumi. Sellest, mida ta seal koges ja nägi ja kuidas töötas, on ta kirjutanud raamatu Stockmann Yard, mida on ka teatrilavadel mängitud. Üht-teist sellest, millest ta kirjutas, on ta valmis ka rääkima Kuku raadio kuulajatele. Tere tulemast Krimiraadiosse, Anto! Tere, siin on rõhutud rahvas. Sa ütlesid, et 18 aastat, on teada, et 18 aastat oled sa siis Stockmannis detektiivina töötanud. See on ühe inimese elust ikka väga pikk aeg. Mis sind selles ametis kinni hoidis? No see on nii jupp aega jah, ega ma ei pidanudki minema, ma läksin lihtsalt ülikooli kõrvalt natukene tegema, aga kuna see kuidagi kukkus nii hästi välja ja sain juba esimesel päeval aru, et see kõrgharidus, see ei olegi põhimõtteliselt tähtis, et kõik, mis elus õppida on võimalik ja maksab õppida, selle saab kätte inimeste hulgas olles. Ma ütleksegi, et Stockmann oligi minu võib-olla ülikool ja õpetaja ja kui ilma Stockmannis veedetud 18 aastat ma ei oleks kunagi võinud hakata kirjanikuks ja selle töö peal olla veel siiamaani. 23 raamatut hiljem võin öelda, et see oli väga, väga õige otsus ja iga päev oli põnev. Ega ma lolli või igava töö peal ei olekski viitsinud olla. Nüüd see ameti nimi, detektiiv, kõlab ikka väga peenelt. No peab olema, jah, muidugi. Stockmann on ka muidugi peen koht, aga siiski Eestis me teame, et poodides on turvamehed. Täpselt nii. Mis vahe nüüd on detektiivil ja turvamehel? Seda ongi võimatu eesti keelde otseselt ümber panna, kuna sellist ametit Eestis ei ole ja ei ole ka mujal Soomes. Ainult Helsingis Stockmannis oli ja on. Ja aastast 30, kui hakati ise teenendust käiku võtma ja rahvas lasti poodi sisse, siis keegi pidi peale passima, et keegi mingi hõlma alla ei pane midagi. Sellest ajast alates on sellistes enda riietes liikuvad isikud Stockmannis olnud ja Helsingi Stockmann on ainukene, kuna meil ju võib teha igasugust pätti, mitte ainult varastada, võib ka pettusi teha ja võib ennast rahuldada kuskil proovikabiinis ja meil oli matusebürood ja pangad ja krediidiosakonnad ja ühesõnaga see pättuse kirju, ühesõnaga see kombinatsioon, mida sa olid võinud teha Helsingi Stockmannis, oli nii palju lai, et üks turvamees, kes seal ukse peal oleks seisnud, seda poleks midagi kasu olnud. Et pidi olema selline inimene, kes KGB moodi ennast sisse surus ja vaikselt seal kuulas pealt, mis inimesed räägivad omavahel, mida planeerivad ja kui sul oleks mingi munder seljas, ega sa võiks teha seda ju. Pluss, et see oli meil, nagu ütleme, selline meie kvaliteet, et kui me pätti vahele võtsime, meil oli enda riided seljas, et see oli talle selline teene, et võtsime kinni siviilriietes, et mõtlesin, et kui sa vait tuled, meiega kaasa tuled, keegi ei saagi aru, et sind kinni võeti, et sa pätt oled. Kui tuleks mingi mundris turvamees, seal karjutakse varas, et ühesõnaga talle jäi see eneseaustus alles. Lihtsalt koppus selle peale, et kuule, ma tean, et sul on kotis midagi, tule minuga kaasa ja keegi ei hakanud kaklema, kõik võid kasutada seda võimalust. Aga siis 30. aastal, eelmise sajandi 30. aastal, kui sina mäletad seda ju, sa olid poisike sellel ajal. Et kui inimesed lubati vabalt, siis kaubamaja vahel enne oli letid, midagi tahtsid, ütlesid, palun mulle pudel viina, said pudel viina, aga pärast seda võisid ise võtta selle. Aga nii kui nad vabalt liikuma pääsesid, siis selgus, et inimesed on ikka pahelised. Soomlane on paheline, mitte inimesed ei ole pahelised, mis sa nüüd räägid. Nii, aga mis moodi see töö ikkagi välja näeb, et detektiiv, see kõlab ka, ütleme, nagu sa kirjeldasid salamisi erariietes jälgid, mis poes siis toimub või kaubamajas siis erinevatel korrustel. Aga kuivõrd ikkagi ju erinevad seadused seal piiravad politsei või detektiivi tegevust. No põhimõtteliselt on nii, et võib-olla jah, seadus on ju olemas, aga Stockmann oli ja on Soomes selline, ütleme, kiriku moodi institutsioon, et meile oli lubatud rohkem kui tavalistele. Kuna meist oli väga palju kasu, me võtsime näiteks vahele ka, meilt leidus, kui keegi oli taga
väga otsitav, arvatavasti ta leidus Stockmannilt, kui meile näidati neid pilte, hommikul tuleb politsei, näitab, et vaata, otsime neid tagasi. Kuna meil oli ju üle 500 kaamera, et põhimõtteliselt kogu Helsingi kesklinn oli meil mingil määral kogu aeg nähtav. Ühesõnaga, neid me saime kätte või taskuvargaid või ühesõnaga kellegi nuga andis, pöördutud ikka meie poole, et kas teie kaameratest leidub see lint. No Stockmann on ikka terve kvartal. Ja alati jõulude ajal politseikomissar sai ilusa kinkjakorvi meie käest. Ühesõnaga me tohtisime teha rohkem, kui seaduse järgi oleks võinud teha. Aga meist on lihtsalt kasu ja me ei kasutanud seda ära, et me mingit pättust teinud. Aga ikka panin kuhugile mikrofoni näiteks kuhugile ülekuulamistuppa, kuhu ei oleks tohtinud panna ja jätsin pätid oma vahel istuma ja siis nad rääkisid, et kurat hea, teile vahele ei jäänud, et saime selle kaubaga minema. Ühesõnaga, kuna ma tahtsin võimalikult head tulemust teha ja siis sa ei loe seda seadust, vaid sa tahad teenida oma tööandjat ehk Stockmanni nii hästi kui võimalik. Sellepärast tulemused olid nii üüratud. Me enne saadet leppisime küll kokku, et varaste tüüpidest ja võib-olla ka võrdlusest Eesti ja Soome varaste puhul räägime natuke hiljem või ma pärast pausi. Ma olin purjus peaga tulin, ma ei mäletagi. Pärast pausi, aga ma ikkagi küsiks nii, et sa oled öelnud, et sina oma kogemuste baasil tunned varga lõhna järgi ära. Siin Eestiski kogenumad turvamehed on öelnud, et ütleme, kehahoiak ja mingisugune selline üldine olek reedab varga päris kaugele ära. Ja temast kiirgab asja. Kogenud turvamees tunneb ära. Tead, ma ütlen vahele, kogemusel ei ole tähtsust, kuna meil, ütleme, oli tööl 50 detektiivi. Nendest 2-3 oli sellist, kes minu moodi lõhna järgi said aru. Siis oli inimesi, kes oli näiteks 35 aastat töötanud ja neist ikka veel ei olnud asja saanud. Et kui sul seda ei ole, seda annet näha, sellel ei ole tähtsust, kui kaua sa töötad selle ala peal. Sul kas on või ei ole. Aga see on nagu antud kuidagi Jumala poolt või ma ei tea kelle poolt. Ma saan aru, et see nii otseselt ei ole võetav, aga siiski, milline on varga lõhn? Siis kui sa täitsa psühhopaat ei ole, siis on muidugi eriasja, aga iga inimene teab, et ta teeb valesti varastades. Jah, ta ei või sellele mitte midagi teha, et temast nagu tuleb sellist nagu, ma ei tea, mis see keemiline koostumus on, aga midagi, mis nagu, see ei ole higi. Aga see on nagu kartus ja see on, seda ei või seletada, aga ma olen teinud seda niimoodi, et kui kohtunik küsib või see advokaat, et miks sa jälgisid minu klienti, miks sa hakkasid teda jälgima, ta on täitsa normaalne inimene. Ma ütlesin, ta lõhnas valesti ja siis 10 minutit hiljem ta varastaski. Et põhimõtteliselt on täiesti fakt, aga ma ei oska ise ka seda tõestada. Aga 18 aastat, 10 000 inimest, ütleme sama ajal keegi teine, kes oli ka 18 aastat, võib-olla ta sai 670 kätte. Et see on lihtsalt need faktid räägivad selle poolt, et on olemas midagi, mida ei ole vaja seletada, aga mis toimib. Et sul on talenti selle asja peale? Kahjuks on jah, aga nüüd kui ma juba ei ole mitmeid aastaid selle töö peal olnud ja tagasi ka enam ei lähe, et põhimõtteliselt on maha visatud aeg ja rumal oskus, ma ei tee sellega mitte midagi, põhimõtteliselt tarbetu. Aga sa mainisid, et see-eest on sul kogemused, mida jällegi paberile panna ja kõigist neist asjadest saab nüüd omamoodi siis mingisugune teos. Jah, kuna ikka ütleme 5 päeva nädalas 8 tundi päevas lihtsalt passid inimesi, sa kuulad neid pealt ja vaatad, kuidas nad esitavad midagi, mida nad ei ole ja kulissides ja tahavad nagu targemad, ilusamad ja rikkamad välja näha, kui tegelikult on, siis sellest nagu õpib inimesest nii mõndagi. Nüüd mainisid, et aeg-ajalt siis kohtus tuli ka käia ja advokaatide küsimustele just nimelt, et kui ikkagi oled karjääri jooksul 10 000 juhtumit lahendanud, siis see kohtuvahet tuli vist ikka palju käia. Iga nädal, aga muidugi suurem osa, kui Soomes on ju seadus on selles mõttes loll, et kellegi tagant varastamine ei ole kuritegu, et selle eest nagu vangi mitte kedagi ei panda. Et kui varastad 500 euro eest või vähem saada ainult trahvi ja trahvi ei ole vaja maksta. Ja siis läheb varguseks, läheb üle selle, aga ka varguse eest sa võid mingi 20-30 korda aastas vahele jääda ja ikka kinni ei lähe. Aga kui just nimelt, et isegi siis, kui oled mitukümmend korda vahele jäänud ja on näha, et me väärtustame inimelu ja tervist, et Soomes lahendatakse iga mõrv ja võib-olla iga peksmine, aga kui sa oma jalgratast ilma jääd, siis kindlustus maksab kinni ja oledki tast ilma. Aga me teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub ja mina olen jätkuvalt saatejuht Raul Ranne. Minuga on stuudios Soome Eesti kirjamees Anto Terras, kes 18 aastat oma elust on töötanud detektiivina Stockmanni kaubamajas. Ja seetõttu teab väga palju sellest, kes varastavad, mis neil mureks on ja miks nad varastavad.
kuidas sellega on? Miks inimesed varastavad? Meil viimasel ajal poepidajad ja suurte kaubanduskeskuste nii-öelda turvatiimid räägivad, et elu on läinud raskeks, elu on sundinud inimesed vargile. Kas see on nii päris? Mitte mingil juhul, et see inimene, kes aus on, see on aus ka rasketel aegadel ja sööb lihtsalt siis vähem või odavamalt. Ja see, kes on pätt, see varastab ka siis, kui hästi läheb, et sellel mitte mingisugust ühendust oma vahel ei ole, et kui võib-olla rohkem ongi vahele jäänud võib-olla see, et mingid süsteemid on paranenud või keegi tarmuka inimene on tööle võetud, aga see aususele ja vaesusele ei ole selles mõttes nagu midagi ühist. Aga miks varastatakse? Keegi ütleb, et on kleptomaania, aga ma arvan, et inimene lihtsalt tahab saada midagi endale, mida ta ise ka teab, et ei ole ära teeninud. Näiteks võiks osta 90 eurose ülikonna, aga ta tahab Stockmannist 850 eurost. Lihtsalt on selline tunne ja kunagi meil ikka miljonärid ja väga rikkad inimesed ja väga tähtsatel ametikohtadel olevad inimesed jäid lihtsalt vahele ja kindlasti neil ei olnud kõht tühi ja neil ei olnud mitte mingisugust majanduslikku probleemi, aga et kui elus ei ole midagi põnevat ja muidu on ka igav ja hall elu, siis tead, see võib-olla toob mingit põnevust ellu. Aga kirjelda mõnda Stockmanni poevarast. Ma kujutan ette, et näiteks ülikonna varas, see kõlab juba Eesti mõttes päris eksootiliselt. Kuidas see võis välja näha? Need on spetsid vennad, kes tegid seda põhimõtteliselt väga vähe inimesi, 2% varastest elab vargustega ja see tehakse niimoodi, et sa ei varasta mitte lihtsalt ülikonda, vaid sinuga võidakse kontakteeruda, et mul poeg võtab naise, tal on vaja number 54 ülikonda, sinist värvi seda ja sa varastad talle täpselt selle ülikonna, mida ta oleks muidu läinud homme ostma ja kui ta oleks maksnud selle eest poes 850, sina teed talle 400-ga. Aga kui sa varastad lihtsalt mingi ülikonna, sa saad sellest 50, et on väga mõistlik varastada seda, mida kellelgi vaja on. Sellised spetsid vennad on. Ikkagi, et neile esitatakse spetstellimus ja ta tuleb sinna Stockmanni ja ta võtab selle ülikonna. Ja tänapäeval, kui neid on portaale, kus ostatakse müüakse, sa paned müüki midagi, mida sul veel ei ole. Näiteks mingi ilusa vaasi, mis maksab 1000 eurot. Siis kui keegi helistab, ma tahan osta selle, siis lähed ja varastad alles. Et ühesõnaga pakud välja midagi, mida sa veel ei ole varastanud ja niisama ei maksa varastada. Muidu sul on kodu täis kahvlit ja nuga, aga kõht on ikka tühi. Ma kujutan ette, et sellel ajal, kui sina nüüd töötasid ja alustasid tööd eeskätt siis 90-ndate seal esimeses pooles, et siis 98, hästi, et siis oli päris palju või terve omaette varasteklass olid ikkagi Eestist. Endise Nõukogude Liidu õnnetud kodanikud, et ütleme esimese pauguga kõige rohkem samaaegselt samas toas võtsime vahele 90 inimest korraga, see oli 2 korda 45 ehk 2 Leningradist tulnud bussitäit, kuna kõik varastasid nii bussijuht kui giid kui kõik reisijad, kuna neile müüdi, Leningradis müüdi või kas ta siis oli juba Peterburg, vist oli, müüdi neid reise sellise, et maksa 20 eurot või kui marka selle reisi eest, aga sa võid varastada vähemalt 3000 marka eest. Ja sellepärast need ostetigi, kuna nad teadsid, et Vene kodanikke ei karistatud, et nendega polnud midagi muud tähele, saada isegi trahvi, kes oleks viitsinud 90 trahvi välja kirjutada. Suruti bussi peale, sõideti piirile ja visati tagasi Venemaa poole, et tõmmake minema. Ja oligi 2 bussitäit sul seal 90, jah. Ja üks üritas tasku ajada kõike, mida sai. Vöö vahele toppiti kotti, mõni võttis lihtsalt sülle, kuna venelased läksid ju lolliks, kuna neil oli endal sellel ajal poodide ukse peal oli automaatidega turvamehed. Siis tulevad Soome, vaatavad, siin pole üldse kedagi või, et siin pole mingit seadust, võtad ja lähed, läksid omamoodi nagu lolliks. Eks eestlased läksid ka, aga eestlased rahnusid maha ja kui see viisavabadus tuli, mis ta tuli 2001 või, tuldi esimese hurraaga, aga siis saadi aru, et ehkki turvameest ukse pea automaadiga ei ole, jälgitakse ikka, et vahele jäädi ikka ja siis imestati, et kus nad näevad ja kus nad teavad. Siis nad tutvusidki sinuga. Jah, ikka mõnega tegime niimoodi, et eestlane oli selles mõttes 2000-ndate alguses rumala, et ta arvas, et eesti ja vene keelt mitte keegi maailmas ei räägi, et kui nad omavahel pätitsi rääkisid eesti keelest, et ega soomlane lolli aru ei saa. Siis nad rääkisid, et et kus me selle eelmine kord, kui varastasime, kus me selle kauba oleme peitnud ja võib-olla see on sadamas mingis boksis ja ootab mida koju minemist. Mina vaikselt jõin koovi ja kuulasin pealt ja siis võtsime ka need kaubad ära, mida nad olid jõudnud ära varastada. Siis nad olid suu lahti, et pole aus, et sa ei öelnud, et sa oskad eesti keelt. Hakkan vargaga aus olema. Minge kuhu peale mehed. Aga nüüd terve omaette seltskond, vähemalt Eesti nii-öelda varguste taustal võib seda öelda, on lapsed. Jumal teab, mis põhjustel nad varastavad, sest kodus kõike on, taskuraha on, kõike on, ikkagi nad otsivad siis mingisugust seiklust või jumal teab mida.
ma ei tea, kas see Soomes on ka selline tuttav lugu? Siis on sellised, hea küll, alle 15 aastast ei ole kriminaalselt vastustavad, aga vanemad peavad kompenseerima kõik, mis ära varastatakse ja ära lõhutatakse nii palju, et selles mõttes kodus kindlasti loetakse sõnad peale. Eks mingi karamelli või kommi võib keegi varastada, aga et see, et lapsed teeksid ja ära kasutaks seda oma alaealise staatust, ei ole küll tähele pannud, kuna kui sa ikka näed, alaealine on osakonnas, kus müüakse 1000 eurode väärtused kaupa, joppesid ja Armani nahktagisid, sa tead, et sellel isikul ei või raha olla. Et ühesõnaga, kui selle korrusele juba tuleb isik, kelle sa näed, et ta ei kuulu sinna, tema koht ei ole sellel korrusel, siis sa juba jälgid. Et põhimõtteliselt ehk sa tahaksid teha seda, sa jääd ikka vahele. Räägime nendest profidest. Me oleme siin Eestiski vaadanud neid turvakaamera videoklippe, kus kutid ilmselgelt samamoodi on mingisuguse tellimuse täitmise peale tulnud, aga nad ajavad täiesti süüdimatult siis mingisugust näiteks šokolaadi viimasel ajal või kohvrisse või kotti, mis on spetsiaalselt töödeldud ja täiesti süüdimatult. Ma ei tea, kuivõrd sellised nähtused on nüüd Soomes tuttavad, et mitte siis mingisuguste peene ja kalli asja vargad, aga just koguste vargad, kes võtavad terve riiuli tühjaks. Eks ikka muidugi varastatakse seda, mida kellelgi vaja on. Näiteks liha ja juustu varastatakse ja viiakse otse pitsa restoranidesse ja Hiina restoranidesse. Need vennad ostavad need kohe ära. Kuna teinekord jälgisime lihtsalt, keegi virrutas 20 kilo seda liha ära. Mõtlesime, mis ta teeb? Või võtnud teda kinni, läks jälgima ja ta läks 2 kilomeetrit eemal on selline Kallio linnaosa ja seal oli Hiina restorani vend, maksis sulas kohe ära ja liha läks kööki ja niimoodi kadus. Aga muidugi see, kes võtab kogu riiuli kaasa, põhimõtteliselt ma ütlekski, et see on nagu vargus, et see on ütleme lihtsalt mingi müra ja kära tegemine, kuna minu detektiivi oskustega ma saan kätte sellise, kes tõeliselt on planeerinud ja kombineerinud midagi ja sellise varga puhul tema ju ei planeeri ja kombineeri midagi. Tuleb lihtsalt uksest sisse, läheb uksest välja, ukseklaas läheb katki ja see ei olegi nagu põhimõtteliselt vargus, see on lihtsalt mingisugune inetu tegu. Ühesõnaga, et ma ise hindan hästi sooritatud vargust väga kõrgele, et kui sa oled mõelnud, näiteks eestlased tegid tihti seda, et leidsid kuskilt Keila joalt mingi venna, kes oli kellelegi võlgu, siis nad maksid tal laevapileti kinni, viisid Helsingi kesklinna ja lükkasid Stockmanni kaubamaja uksest sisse, mine teisele korrusele ja võtta nii palju, kui saad, tuua välja ja võlad on andeks antud, kuna mingit karistust ei saa. Toodi Eestist võlalisi Soome, aga nad oli ju kohe näha, et mingi vend suure kotiga seal, et põhimõtteliselt oli juba vahele jäänud enne, kui ta sisse tuli. Muide, kuidas sellega Soomes on? Kas võib mingisugust andmebaasi või pildigaleriid pidada, et Eestis siin Stockmannis oli, jah. Turvafirmad on öelnud, et tegelikult see on selline õrn jää. Ei ole õrn jää, lihtsalt ei tohi, aga loomulikult, kuna seadus on üks asi, aga ka politsei ja prokuratuur saavad aru, et sellest on kasu, et neid pätte võimalikult rohkem vahele võetakse ja neid võimalikult vähe on. Et kui seadus on rumal, ega seda ei pea järgima, et kõik pilgistavad silma kinni ja ikka teeme selle töö ära. Ja lõpuks, arvestades, et Eestis meil võib-olla on seda nõukavärki rohkem ja meil on seda pätikultuuri võib-olla rohkem ka juurdunud ja teiselt poolt Soome, kus on võib-olla seda pätivärki vähem, aga samas on ka seadused leemem. Kui võrrelda Eesti ja Soome vargaid, siis poevargaid, et siis mis on nad sarnased, on nad erinevad, on nad midagi veel? No Soome varastab ka heaolu ühiskonnas ja Eestis võib ikka rohkem ette tulla see, et sul on tõepoolest sa mitte kuskilt mitte midagi ei saa, et sa oled rohkem sunnitud tegema selle, et põhimõtteliselt ma oleksin nagu eestlasele armulikum. Muidugi platnoi kultuuri ma selles mõttes ei hinda, et ma olen sündinud vargaks ja ma elan oma reeglite järgi ja mingu persse ühiskond. Seda ma ei nagu hinda, aga et kui sa valid varguse oma elutööks, ma austan sind väga, aga tee see korralikult, ära kellegile liiga tee, ära kedagi maha löö, keskendu varastamisele ja sa elad hästi. Soovitan soojalt. Anto Terras, 1000 tänu, et leidsid aega tulla Krimiraadiosse. Kellel on soovi rohkem teemast lugeda, otsige raamatupoodidest või raamatukogudest üles Anto raamat Stockmann Yard. Või otsige mind Viru nurga tagant üles, ma olen isiklikult kohal. Aga sellega on tänane Krimiraadioga lõppenud. Tänan külalisi ja loomulikult tänan ka meie kuulajaid. Mina olen saatejuht Raul Ranne, järgmine Krimiraadio on eetris järgmisel teisipäeval, mõni minut peale kella 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.